Võrus vali muidugi Rain Epler, Katriine-Maria Orula ja Aadu Birnbaum. Valides EKRE, palgad hakkavad kasvama ja hinnad ning maksud langema. Kes toob tagasi jõukuse? Muidugi EKRE. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Tere tulemast kuulama raadiosaadet Räägime asjast. Me räägime asjast Tre raadios, Ring FMis, Ruut FMis, Kuressaare Pere raadios, pühapäeva hommikuti kell 11. Täna on saade niimoodi, et ei ole Stammit stuudios, olen ainult mina üksi ja Mart teeb kampaaniat Pärnus. Meil ei õnnestunud klapitada aega kokku, selle eest on mul palju huvitavaid saatekülalisi. Kõigepealt võtame telefonile Gert Kingo, kes kandideerib ka meil Tartu vallas ja teatavasti Tartu valla territooriumil asub selline suurepärane mäluasutus ja kultuuriasutus, paneme need mõlemad sõnad ilusti jutumärkidesse, nagu Eesti Rahva Muuseum, kus suudeti langeda siis läbi järgmistest põhjakihtidest hooaja avaüritusega seoses. Räägime Gertiga sellest. Teiseks on mul stuudiokülaline Kersti Kraht, kes tuleb mikrofoni juurde ja temaga räägime jäätmereformist, Tallinna tööstusest ja sellest, kust tuleb raha. Ja kolmas on meil, saame Mart Helme ka saatesse, võtame ta telefonile ja räägime Ameerika asjadest, nagu ikka. Oleme võtnud nüüd telefoniühenduse Gert Kingoga, kes on rahva poolt valitud Riigikogu liige ja prokuratuuri poolt sealt välja puksitud, kes on ka Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juhatuse liige ja kes on erakonna esinumber Tartu vallas. Ja me tahame rääkida siis Eesti Rahva Muuseumi allakäigu põhjakihtidest. Oli siin hiljuti nendel hooaja avaüritus või kuda iganes nad seda nimetasid, Ö25, mis oli suhteliselt maitselage üritus nii või naa ja palju raha raisati, aga millele siis punkti pani viimane etendus seal õhtu lõpus oli keegi ropp ja andetu inimene, ma ei tea, kutsub ennast valgeks naiseks, tõi siis lavale etenduse, mis oli absoluutne dekadents, kus siis imiteeriti kõikvõimalikke suguakte, imiteeriti vägivalda, vägistamist, peksmist ja nimetati seda kõike kunstiks ja kultuuriks ja seda tehti kõike, tuletan uuesti meelde, Eesti Rahva Muuseumis. Eesti Rahva Muuseum on asutatud, riiklik muuseum on asutatud Jakob Hurda pärandi säilitamiseks ja ma vaatasin ka nende põhikirja. Nende põhikiri ütleb, et nende ülesanne on koguda, säilitada, läbi töötada ja avalikkusele tutvustada Eesti rahva kultuurilugu ja kultuuripärandit, aga ka soome-ugri rahvaste kultuuripärandit ja kultuurilugu ja Eesti naaberriikide kultuuripärandit ja kultuurilugu ja seda siis koguda, säilitada ja ka avalikkusele tutvustada. Teatav selline nördimuslaine on liikunud üle Eesti ühiskonna konservatiivsema leeri. Peavoolumeedia on seda käsitlenud nagu meil ikka, kas valetab või vaikib, kui on teemad, mis ei ole nende narratiiviga kooskõlas. TV3 tegi lookese, õigustava või puhtaks peseva lookese, kus pressiesindajad ja siis need asjakorraldajad ise olid nii maru rahulise endaga, ütlesid ikkagi, et kas me tahame, et muuseumis käiks inimesed, kas me tahame, et see oleks selline ideede esitamise ja vahetamise koht või ei taha. Inimesed läksid sealt etenduselt ära. Nii et kui te tahate, et muuseumis käiks inimesed, siis sellist asja kindlasti lavale panna ei tohi maksumaksja raha eest. Aga mis ma tahan veel eraldi siia sissejuhatuseks öelda, et Eesti Rahva Muuseum saab keskelt läbi 900 peaaegu $1 miljon aastas maksumaksjalt erinevatest allikatest, erinevad ministeeriumid ja erinevad riiklikud sihtasutused, kohalikud omavalitsused rahastavad seda ja kõik on maksumaksja raha. Kultuur see kindlasti ei ole. Nii et minu meelest tuleks see raha ära võtta neilt. Aga Gert, sina vaatad lähemalt seda asja, see on sinu põlla peal. Tere kõigile kuulajatele. Ja mul esimene asi, kui ma seda uudist nagu siis lugesin, mulle meenus kohe aastavahetuse ERR-i programmis kajastatud siis suur draagshow, kus samamoodi siis naeruvääristati ja alandati tegelikult emadust, loobiti neid imiteeritud beebisid mööda lava laiali ja mul kohe see meenus. Ja nüüd oli siis siuke teine tase juba sellel, kus siis muuseum, kes ise nimetab ennast pärandihoidjaks ja mälupaigaks ja sellised uhked sõnad.
siis tegelikult on lavale toonud siukese labasuse, kus nad siis kujutavad peksmist ja vägistamist ja see on see, mida nad ise, need liberaalid ja LGBT inimesed räägivad, et ärge tulge meie magamistuppa, aga hetkel nad siis üritasid neid magamistoa tegevusi tuua muuseumisse. Ja minu arvates on kõige, kuidas ma ütlen, madalam on see, et nad ise on tutvustanud siin ERMi leheküljel, ERM, mis on siis suuremalt jaolt riigi rahastuse peal ja mis omal ajal, kui nad siia minu valda Raadile see ERM ehitati, siis kutsuti vist kuidagi juveel või teemand või kuidas teda nimetati seal, on öelnud selle ürituse kohta, et on võimalus saada mitmekülgset kultuuriprogrammi, mis pakub midagi tõepoolest igaühele. Ja täitsa müstikad, nad nimetavadki seda nüüd siis kultuuriks. Selles mõttes, et kas see on siis see, mis on meie mälu paik ja pärand ja hoida, mida me noortele edasi nagu anname ja tulevikus? No minu jaoks on siin selline suurem tausta küsimus, et inimesed, kes töötavad kultuuriasutustes ja sirge näoga räägivad, et see on kultuur ja et see on mingisugune selline moodne kogemuse vahetamine ja et tegelikult need inimesed on ju läbi kukkunud. Lihtsalt ei tohiks seda tööd teha, sest et neil puudub elementaarne arusaamine üldse sellest, mis asi on kultuur või mida tähendab kogemuste vahetamine. Mina olen töötanud muuseumis sajandi alguses 2 erinevas muuseumis. Mul lähisugulased töötavad tänasel päeval muuseumis. Ma tean, et meil on kultuuriasutustes selliseid tõesti pühendunud Eesti kultuuri elu edendajaid. Mul on nendest inimestest nii kahju, sest et nad kõik lastakse praegu koos veega alla. Nende minust seestunud inimeste poolt, kes meil tulevad rääkima sellest, et see oli ka kultuur, sest et meie paneme nad kõik ühte patta, ega tavaline inimene küsib, ausalt öeldes, 1 miljon läheb sinna, eks ole, 2 miljon läheb mingisugusele teisele suuremale muuseumile, teatritele läheb meil siin ka mitu miljonit, aga miks me selle kinni peame maksma, eriti arvestades, et need teatrid ja need muuseumid, need ju ei kanna Eesti lippu oma kodulehel, need ei kanna ette Eesti hümni, kui nad alustavad üritusi, nad kannavad ühe teise riigi lippu, ühe teise riigi hümne kannavad ette. Minge küsige sellelt teiselt riigilt endale tegevustoetust ja see täielik võimetus suhestuda siis tegelikult ühiskonnaga, et oi, me teeme kultuurivahetust, aga minge korra tänavale inimesed, astuge oma mullikesest välja ja vaadake, mis päriselt inimesed arvavad ja tahavad ja ootavad. Publik seda ei taha, aga ju nende riikliku rahastus ja põhiargument on see, et ega me ei peagi kommertsi tegema, ega meie ei pea arvestama sellega, mida mingisugune tädi Maali või onu Oskar või siukene sinikrae siin tahab, et me teeme ikka kõrgkultuuri. See on ju kõrgkultuuri vastand. Ja et meil on kultuuriinstitutsioonid koosnevad inimestest, kes sirge näoga teevad absoluutset labasust, roppust, vägivalda, kes lagastavad Eesti kultuuri ja räägivad meile, et nemad teevadki kultuuri, siis nende inimestega ei ole mitte midagi peale hakata, need kõik tuleb lahti lasta. Nendelt kõigilt tuleb raha ära võtta. Minge ja tehke seda kultuuri, seesama valge naine ju käis mingisugusel kommertsüritusel suvel, kus ta lihtsalt lavalt maha vilistati noorte poolt. Kui meile räägiti, et ei, me toome siin noorte perspektiivi ka, ta vilistati lavalt maha noorte poolt. Ta on nii halb, tal puudub tase, tal puudub sõnum, ta on lihtsalt nii halb. Aga maksumaksja peab teda üleval pidama. Mina ei saa aru, miks keegi tuleb veel küsima kultuurile raha. Ja ma ka natuke ütleks vahele, et see on see tüüpiline näide, mis meil praeguses ühiskonnas toimub, et igate pidi nihutatakse piire ja sõnastatakse teemasid ümber, et pannakse nüüd ka sellele labasusele ja brutaalsusele pannakse kultuuritemper, et see on nüüd kultuur. Samamoodi ju nimetati, kui boksiringis mees peksis naist, nimetati seda spordiks ju. Täpselt samamoodi, et ma tooksin kohe paralleele. Ma tahtsin öelda ka ära, et see nagu iroonia oli, et eelmisel nädalal just enne seda, kui see üritus toimus, tuli minu postkasti, kuna ma kandideerin siin Tartu vallas, vallavolikogu, tuli ühispöördumine Eesti Muuseumiühingu poolt, Aikom Eesti Rahvuskomitee poolt ja Eesti Muuseumide Liidu poolt. Ja seal on sellised põhimõtted toodud nagu välja, et kultuur on ühiskonna südametunnistus ja selgroog. Ja siis on öeldud, et muuseum rikastab koolide õppetegevust, toetab külastajate vaimset heaolu
ning võimaldab pakkuda tegevust igas vanuses inimestele. Ja vot sellele etteastele, kus see valge tüdruk, kelle puhul oli ERMi selle ürituse korraldajatele teada, millise inimesega on tegemist, kuidas see inimene ei ole võimelik ütlema lauset ilma, et seal ei oleks vähemalt ühte roppust sees, siis tekib küll küsimus, kuidas see rikastab selline projekt siis koolide õppetegevust või toetab külastajate vaimset heaolu. Vaimset heaolu peaks siis nende arusaamist mööda toetama see, kui me näitame imiteerime vägistamist ja jõhkrutsemist ja sellist vägivalda laval. Nojah, ütleme, et kõige leebem osa oli seal siis see imiteeriti enese rahuldamist. Et see oli veel leebe osa sellest etendusest, eks ole, ja nad kõik teadsid, vaata siin ei saa nagu, ja tagantjärgi seletamisega on nad ka selle ju üles tunnistanud, nad kõik teadsid, mis asi see on. Et mina nagu, alati võib ju, ütleme siis, heatahtlik selgitus võib olla see, et kuskil keegi magas midagi maha, et direktor ei teadnud, mida tehti ja võib-olla seal mingisugune sündmuste juht ei teadnud, et kuskilt mingid sõbrantsid tõid tagant uksest omale väikese raha teenimise võimaluse uksest sisse ja sokutati see asi lavale ja pärast avastatakse, et ups, mööda läks. Ei, nad kõik teadsid, kes see on, toimusid planeerimiskoosolekud, toimusid eelarvekoosolekud, toimusid kooskõlastamised, nad teadsid eelnevalt, sest et Tartu kultuuripealinna sihtasutus ehk Tartu 2024 oli teda ka ennem rahastanud, ta oli ka selle nii-öelda Tartu kultuuripealinna egiidi all, mis oli puhas homopropaganda paraad meil 2 aastat, toodi meile samal tasemel jälkusi hommikust õhtuni 10 miljonitega rahastati neid äärmusideoloogilisi seltsimehi ja sootuid inimesi. Et nad kõik teadsid seda ja ikka tõid selle lavale. Ja kui tõid lavale ja hakkas kisa, siis tulid mikrofonide ette, kaamerate ette, ütlesid, et see on kultuuri rikastamine ja see on arvamuste paljusus ja see ongi see, mida me teeme siin, et muuseum elab, näe. Aga minul on küll arvamus, et see on muuseumi surm, kui nii tehakse. Kui institutsioonid, mis on loodud ülesandega, rahvusliku mälu ja rahvusliku identiteedi säilitamine, tugevdamine, edasikandmine, edasiarendamine on muutunud iseenese eesmärgi vastandiks, siis see ei ole lihtsalt raisatud raha, siis see on raha, mis töötab meie rahvuskultuuri ja rahvusliku identiteedi tugevdamise vastu. See on ühiskonna vaenulik projekt. Eesti Rahva Muuseum on kujunenud Eesti rahva vaenulikuks projektiks. See tuleb lihtsalt maksumaksja leivalt maha võtta. Ja sellega Herm tegigi tõesti, nagu sa enne ütlesid ka sissejuhatuseks, et tegi väga suure karuteene paljudele muuseumitele, mis on tõesti väga sisukad ja väga huvitavad ja on hästi palju huvitavaid eksponaate seal, et üks tõrvatilk ikkagi rikub kogu meepotti ära. Ja mul on nüüd küsimus ka, et kuhu siis veel edasi, kui me neid piire nihutame, et kas järgmisena toome selleks, et publikut tuua nagu muuseumitesse, et hakkame siis õpetama, kuidas näiteks tappa või kuidas pommi teha või, et see on ju ka põnev, et nimetame sellega kultuuriks ümber ja siis toome sellised asjad lavale, et kus see piir nagu läheb? Et see jääb täiesti mõistetamatuks ju. Tead, ma võin sulle öelda, et piiri ei ole. Et me oleme sellest küll aru saanud, et piiri ei ole, et vasakäärmuslastel ja nendel liberaalglobalistidel mingisuguseid piire ei ole, millest üle minna. Ja mina nagu, siiralt tegelikult, me kõik teame, sina ka tead ja mina tunnen isiklikult mitmeid kultuuriinimesi, kes on niimoodi kuskil nurga taga pelglikult üle õla piiludes tulevad, patsutavad õlale, ütlevad õiget asja, et head asja, aga ma ei saa kahjuks avalikult küll kuidagi teid toetada, sest mind kohe lastakse lahti, mult võetakse kohe kõik rahad ära, mul on kohe pahandused töö juures, et see konservatiivsete ja rahvuslike inimeste süstemaatiline tagakiusamine, ahistamine ja väljajuurimine kultuuriinstitutsioonidest on toimunud aastaid ja aastaid ja nad reeglina nad käivad niimoodi pea õlgade vahel ja mööda seina äärt, et kui ma ei paista välja, kui keegi ei tea, kui ma olen kapi konservatiiv, siis ehk ei tulda mulle kallale. Aga mina küll ütlen, et nüüd on aeg ikkagi võtta ennast kokku ja vastu vaielda, et sellest ei vaat see on seis on selline, nagu me oleksime nii-öelda viisakas, õhtusöögi seltskonnas on viisakad inimene ja keegi kärinaga laseb paksu õhku tuppa ja siis kõik teesklevad, et pole olnud, et mis me siin nüüd ikka probleemi
probleemi teeme. Aga ei ole võimalik enam niimoodi viisakalt, et sest et see on täiesti käest ära läinud, tuleb öelda, et ei, see ei lähe läbi, me ei ole nõus, sest et me kõik kannatame. Ja ausalt öeldes mina ütleksin ka selle kohta, et minu meelest tuleb siis nendest institutsioonidest, laske siis lahti. Laske siis lahti need konservatiivid ja rahvuslased, kes seal muuseumites ja teatrites neist praktiliselt polegi kedagi enam järele jäänud, ongi kõik juba lahti lastud. Aga nii ka ei saa edasi enam. Et sa oled selline Stockholmi sündroomiga kultuuriinimene nendes üdini roiskunud, dekadentlikes, õõvastavates seestunud asutustes, mida me nimetame ikka veel kultuuriasutusteks, mida me rahastame maksumaksja rahaga, kus on absoluutne sallimatus igasuguse teisiti arvamuse suhtes. Ja siis kuidagi klammerdun oma väikese leivapalukese külge ja sellepärast talun seda ja olen osa sellest ja aitan sellel käia ja teeselda, et ta on veel normaalne asi. Minu meelest tuleks sellele ikkagi, minu meelest on viimane aeg kultuuriinimestel ka selg sirgu lüüa ja selle vastu sõna võtta, et see ei ole ainult meie asi siin seda teemal õiendada. Ja see seltskond, kes nüüd võtavad need, kes ennast nii-öelda arvamusliidriteks peavad ja need võimulojaalsed ja võimukuulekad inimesed, kes kõik räägivad, kuidas väga hea programm ja nendele meeldis, siis rahvakeeles nimetatakse, et perverssused meeldivad ja see on ikkagi, see on tõsiselt masendav. Et inimesed, kes peavad ennast haritud inimesteks, peavad ennast suurteks ühiskonnad tegelasteks, siis nemad ütlevad, et selline perverssus, selline madal asi oli niivõrd huvitav ja kõrgetasemeline. Aga ma ütleks ka nii palju, ma tegelikult ikkagi ootaks, et seesama muuseumiühing ja ICOM Eesti Rahvuskomitee ja Eesti Muuseumite Liit ka nüüd siis selle kontekstis, mida nad ise muuseumite eesmärgina räägivad, nüüd seda etteastet nagu analüüsiks, et ma ei ole näinud, et nemad sõna nagu võtaksid. Ometigi nad küsivad volikogu kandidaatidelt tegevustoetus tulevikus, et peaks tegevustoetust hakkama maksma ja muuseumitöötajate palkasid tõstma. Näidake mulle, kus on meie motivatsioon, meie normaalsete motivatsioon. Ma näen ka ahastavad kirjad tulevad Riigikogu liikmetele, et kultuurirahastus on seal langenud sellisele tasemele, et enam ei ole võimalik pidada professionaalseid kooslusi, siin muusikud ja muuseumid ja teatrid ja kõik karjuvad. Aga andke andeks, ma kasutan krõbedat sõna, aga te olete olnud liberaalide litad. Ma ei tea, kui kaua. Lavalt kiitnud neid oma häälega, valimiskasti juures kiitnud neid oma häälega ja nad on teile andnud täpselt nii palju raha, et te saaksite lagastada Eesti rahvuskultuuri täis, aga rohkem teid enam vaja ei ole. Te olete ammendanud oma vajalikkuse. Nüüd läheb teie raha Ukrainasse, nüüd läheb teie raha kaitsetööstusesse, nüüd läheb teie raha Rail Balticusse, tuulikutesse. Te olete oma kasulikkuse ammendanud, kultuuriinimesed, Reformierakonnale, sotsidele ja Eesti 200-le. Nüüd olete teinud, nagu inglise keeles öeldaks, oma naeltest voodi. Nüüd magage oma naeltest voodis. Minult küll ei ole mõtet raha tulla küsima. Ja, et nad on nüüd valinud, kui nemad tahavad nii-öelda lojaalsed võimukuulakad olla, siis siin ongi, kuskil on see tegelik kultuur, mida nad ise tegelikult oma hariduse koha pealt peaksid täpselt teadma, mis asi on kultuur, mida kultuuri all silmas peetakse ja teine on see, et mida nad ellu viivad. Et nad on valinud poliitiliselt selle poole ja suuna ja mina ütlen ka, et kui niimoodi need asjad on, siis need inimesed ei sobi lihtsalt neid asutusi juhtima, neid programme juhtima, sest nad lihtsalt ei saa aru oma ülesannetest. Ja mis on... Just, ja teine asi, mida ma tahan öelda, on see, et need, kes ei taha sellega samas pundis olla, näidake ennast, tehke häält, öelge välja, et me ka ei ole nõus sellega, et see on kultuur. Sest praegu nad istuvad jälle kuskil vait ja mõtlevad, et mingi mundri au pärast või ei näe, neid poliitikud ründavad kultuuri inimesi või ma ei tea, niigi väikese palga eest siin teevad inimesed tublit tööd. Aga tehke häält, sest praegu vaikimine on nõusolek, et võibki ERR-is näidata drag show'd, võibki Eesti Rahva Muuseumis näidata vägistamist ja peksmist ja võibki seda pidada kultuuriks ja võibki seda riigi raha eest, rahva maksumaksja raha eest teha. Ei või. Ma ei näe nagu mingisugust põhjust, et me peaksime siin tegema nägu, et see on nagu meil oleks suur sõnnikuhunnik pandud laua peale ja peale puistatud natukene mandlilaast ja öeldud, et ei, aga seal on ju häid asju ka, et see on täitsa söödav kraam. No ei ole söödav kraam. Ja need kultuuritöötajad peavad arvestama, et nemad kõik sõltumata sellest, mida nad sügaval sisimas tunnevad, aga välja ei näita, nemad pannakse kõik ühte punti nendega, kes seda perverssust preventeerivad kultuuri nime all. Täpselt üks silt on kõigil otsa ees kahjuks. Nii et midagi teha ja kollektiivne vastutus on kole asi, aga siin praegu kollektiiv siis peab näitama mingisugust
muud sõnumit välja saatma, sest et mulle tundub ka, et vaata, need inimesed elavad oma väikeses mullikeses kõik, eks ole, teed oma tööd ja ajad oma asjakest ja teed oma seal asju ja nad ei saa aru, kui vihased on normaalsed inimesed, see tavaline kodanik, kui vihased on inimesed selliste asjade peale. Et see on meie väärtusruumi täis lagastamine meie rahaga. Ja inimestele on seda, alates kooseluseadusest on seda jama karaesse kogu aeg keeratud ja seda solki kurgust alla topitud ja see on läinud agressiivsemaks ja labasemaks ja jälgimaks aastast aastasse. Inimestel on nii kõrini sellest, et me ei hakka enam vahet tegema, kes oli hea, kes oli halb. See on kõik pandud ühte kategooriasse. See ongi see nii-öelda riiklik Eesti kultuur ja me ei taha sellest mitte midagi teada ja ärge meilt raha küsige. See on see, kuhu välja on jõutud sellega, et nii mõned inimesed siin naksid natuke üle piiri. Ei, see on süsteemselt üle piiri läinud kõikjal ja see ei saa jätkuda. Ja tuletan meelde ikkagi lõppsõnana, et põhiseadus ütleb, et riik on see, mis peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade ja see ei ole kultuur, mida nüüd tehakse. Ja see töötab eesti rahvuse ja keele ja kultuuri säilimise vastu. See on ka, see töötab meie säilimise, meie rahvusliku identiteedi vastu. Ja järelikult on see põhiseaduse vastane tegevus, rahvuse ja riigi vastane tegevus ja sellesse tuleb suhtuda täpselt nii kompromissitult. Nii, Gert, mul on suur hea meel, et sa meiega neid mõtteid jagasid, soovin sulle edu Tartu vallas kandideerimisel. Tartu vallas muidugi Gert Kingo ja muidugi EKRE. Aitäh ja kuulajatele ka, et ilusat päeva jätku. Võrus vali muidugi Rain Epler, Katriine-Maria Orula ja Aadu Birnbaum. Valides EKRE, palgad hakkavad kasvama ja hinnad ning maksud langema. Kes toob tagasi jõukuse? Muidugi EKRE. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Aga jätkame saadet ja nüüd on stuudios mikrofoni taga Kersti Kraht. Kersti on meil ka kandidaat kohalikel valimistel Põhja-Tallinna linnaosas. Põhja-Tallinna linnaosa on Tallinna üks suuremaid linnaosasid, kõige suurem on Lasnamäe ja siis ongi, kui ma nüüd õigesti mäletan, Põhja-Tallinn ja Haabersti ja Kesklinn on seal niimoodi enam-vähem sama suured. Kersti on kaua 40 aastat ettevõtlusega tegelenud, jah? 2 aasta pärast saab, tere kõigile. Ja ka olnud pikalt väikeettevõtete assotsiatsiooni president. Loomulikult kõik mäletavad seda, et Kersti oli rahandusminister Martin Helme nõunik ja on loksunud läbi nüüd vist teises kohtuastmes seoses Porto Franco teemaga. Aga sellest me täna ei räägi, see on lihtsalt öeldud selle jaoks, et markeerida ära, kui karastunud sa oled. Me räägime, ütleme siis laias laastus sellest, kust tuleb Eestile üldse raha ja mismoodi teha nii, et rohkem tuleb ja ühtlasi sellest, kuidas me oleme küll sattunud sellele teele, et kõik, kes tahavad meil rikkust juurde luua, saavad riigi poolt kogu aeg karistatud. Põhja-Tallinn on vana tööstusrajoon, Tallinnas on, ütleme siis 100 aastat tagasi, tuletan meelde Kopli liinid, seal olid esimesed Tallinna elektritootmine oli ju see, mis meil tänapäeval on, Kultuurikatal oli tegelikult esimene Tallinna suurem elektrijaam ja ehitatud sinna sellepärast, et sütt toodi sadamast ja sinna oli hea lähedal see kohe ahju ajada. Ja kõik need suured Voltad ja muud suured juba tsaariaegsed tehased ja selle ümbruses olevad siis tööstusbarakid, mis olid omal ajal ka Eesti Vabariigi ajal ja ka Nõukogude ajal ikkagi peeti selliseks tööstusrajooniks ikkagi Põhja-Tallinnat. Nüüd on pilt oluliselt teine. Aga ega tööstus sealt nüüd päris lõplikult välja ei ole läinud, seal on mitu sadamat jätkuvalt alles ja palju tehaseid jätkuvalt alles, mida ei ole, on infra. Ehk siis ei ole normaalseid teidki. Aga räägi, Kersti, natuke, sa oled nüüd seal üldiselt rohkem kui mina liikunud. Mina küll olen elanud Põhja-Tallinnas, ma sündisin ja elasin esimese eluaasta Kalamajas. Jaa, täna on siis Põhja-Tallinnas 3 töötavat sadamat, aga kõik teavad, et Põhja-Tallinnas toimub täna väga suur ja massiline arendus.
seal on tulemas uue detailplaneeringu järgi 40 000 korterit ja mida seal tegelikult ei ole, kõik teavad, kes sinna Põhja-Tallinnasse Balti jaama turule näiteks kas või lähevad pühapäeva või laupäeva hommikuti enda varusid täiendama, siis sa sõidad sinna nagu lõksu. Sisse saad ja siis, kui sa tahad sealt välja tulla, siis sa pead tegema ringi ümber maailma. Kas tohutu ringi läbi Sõle tänava ja kui sa veel peaksid tahtma sinna kuskile teisele poole minna, ütleme siis sinna Lasnamäe poole, siis on asi hoopis väga karm. Ja nüüd on täpselt sama lugu, meil on déjà vu tegelikult Viimsiga, mis puudutab Põhja-Tallinnat. Ehk siis me mäletame kõik kuskil üle natukele 20 aasta tagasi, kuidas inimesed tulid Pirita ja Viimsi poolt, seisid hommikul tund aega ummikutes, et lapsed kooli viia, ise tööle saada. Ja ma olen nagu mõtisklenud selle üle, et kas tõesti kellelgi ei ole nagu meeles, mida tegelikult tehti, et kõik arhitektid hoidsid 2 käega peast kinni, et kuidas saab lubada niisuguseid tohutu suuri arendusi enne, kui ei ole pandud paika infra, teed, lasteaiad, koolid. Täna on Viimsi koolis 6 paralleelklassi, väga mitmetes astmetes, lasteaiakohti ikka ei ole, suvel ei ole vett, kui on kuum suvi ja nüüd me kordame täpselt seda sama, hakkame tegema Põhja-Tallinnas. Kusjuures Põhja-Tallinn on üks neist piirkondadest, meil tavaliselt on jutt sellest, et maapiirkonna koolid pannakse kinni ja lapsi ei jätku, aga Tallinnas on linna sees, Tallinn on suur linn ja selle nii-öelda kikilipsu kujuline või siis liivakella kujuline, kuidas iganes mis pidi vaatad, eks ole, keskelt kitsas ja siis äärtest lai. Et mõnes Tallinna linnaosas, näiteks Lasnamäel, on koolikohtade ülejääk ja mõnes Tallinna linnaosas, näiteks Nõmmel ja näiteks Põhja-Tallinnas on nii kooli kui lasteaiakohtade puudujääk. Eriti näiteks Nõmmel ei ole ka ju piisavalt kohti keskastmele, keskkooli gümnaasiumile. Põhja-Tallinnas ei ole üldse koolikohti. Ja siis nüüd ma lugesin uudist, mis on eriti naljakas, mis naljakas ajab pisaratesse tegelikult, et parkimiskohad niigi on kitsad tänavad, eks ole. Kitsad tänavad ei ole mitte sellepärast, et tsaariajal ehitati kitsad tänavad, vaid sellepärast, et tänavat on tehtud kitsaks, on terve rida tänavaid Põhja-Tallinnas, kus nii-öelda jalakäijate tänava osa on 2 korda laiem kui autodele alles jäetud tänava osa. On terve rida tänavaid, kus parkimine on lihtsalt ära võetud ja asemele on pandud lillepotikesed või mingisugused muruplatsikesed. Et see on süstemaatiline ja väga ideoloogiline. See ei ole kogemata, see ei ole see, et me tahame linna keskkonda teha ilusamaks ja paremaks, seda oleks võimalik teha ka ilma, et sa ajad inimesed hulluks. Et see on teadlikult tehakse. Ja siis on meil tehakse mingisuguseid arendusi, millele ei vii tee, ei vii torud, ei vii elekter ja mille juurde ei tule, ei ole ette nähtud, pole üldse planeeringus nähtud ette, et oleks koolikoht, lasteaiakoht, poekoht, spordiväljaku koht, pole ette nähtud. Sest arendaja neid ehitada ei taha, arendajal on vaja saada kätte oma ruutmeetri hind oma mitmekorruselise maja pealt, mida rohkem korruseid, seda rentaablim on ehitada ja arendaja pressib linnavõimu, et ma ei taha luua sinna juurde mitte midagi muud kui oma korterit ja kogu lugu. Ja see mõtteviis on täiesti paigast ära kõik. Ma tulen siia juurde ühe näite. Siis, kui seda Põhja-Tallinna üldplaneeringu tehti, ma siis hakkasin uurima, mis nende korteritega on. Vaatasin natukene ringi, mis toimub ja teate mida? Põhja-Tallinnas on selliseid kortereid, kus 100-meetrine korter maksab üle 600 000. Kui sinna panna nüüd juurde garaažikoht ja panna sinna juurde panipaik, siis see tähendab seda, et selle korteri eest makstakse sisuliselt 700 000. Ja nüüd me hakkame arendama sinna kas mingit trammi, mõnda kergliiklusrongi. Ma kujutan ette, et see inimene, kes ostab endale 6000 eurot või isegi natukene kallimalt ruutmeetriga korteri, see võiks sõita näiteks Lamborghiniga või ma ei tea, Ferrariga, aga mina ei usu, et see inimene hakkab sõitma tööle sealt kusagilt mingisuguse, ma ei tea, mingisuguse kergliiklus, ma ei tea, rongiga. Kastirattaga. Kastirattaga. No just see sama nii, kui mida sa tõid siin näitena, tähendab, minu meelest kohutavalt hea näide on Skoone bastion ümbrus. Seal on üks osa, seal on üks lagunenud sõidutee, teine on tohutu lai sõidutee, terve sõidurida on tehtud jalgratastele. Ma tulin muuseas eile õhtul sealt tipptunni ajal, ma seisin seal ummikus tükk aega
ja ma nägin seal ühte jalgratturit ja seal Skåne bastioni kõrval mitte kunagi ei ole ma näinud ühtegi jalgratturit seal, kus on bussid ja parkimisplatsid. Mitte kunagi, mitte ühtegi ja seal on terve sõidurada kinni pandud. Ja mis ma tahan veel öelda, et tegelikult ju Keskerakond, kelle ajal see kõik nagu hakkas nagu toimuma, see inimene, kes kõige selle autor oli, on täna uhkusega sotsides ja viib seda kõik edasi ja see on abilinnapea Vladimir Svet. Tollane abilinnapea, hiljem ta sai taristuminister Vladimir Svetiks ausa joonega, nagu me oleme siin ka rääkinud, et ausa joonega jalutas Keskerakonnast sotsidesse, väga ausa joonega ministri ameti vastu ja sai taristuministriks ja kõik keeras pekki. Tallinna lennujaama lennuühendused keeras pekki, keeras nässu suurpraamide liikluse, ükskõik mida tema puudutas, see läks kohe hapuks. Tähendab, kogu see Põhja-Tallinnasse, kõik see sissesõit ja väljasõit, see on täiesti kohutavas olukorras ja mina näiteks arvan, et kui täiesti lihtsalt elementaarselt algusest taastada kõik see nagu kunagi oli, siis saab vähemalt, kui kõik ütlevad, mida te nagu suudate teha ja te ei saa nii kiiresti tehtud, kui ma kuulen siin, kui me inimestega nagu kohtume ja kogu aeg inimestel on nagu see mulje, et ei, me ikka ei saa ja kõik on raske. Tegelikult saab, väga lihtsalt saab ja minu meelest tuleb ära koristada kõigepealt need postid, mis on pandud sinna jalgrattaradade ja sõiduradade vahele, sest kohe on meil talv ja lume koristamine muutub täiesti võimatuks. Enno jalgrattateed on selles mõttes 4. järgu prioriteet. Lihtsalt arvestades sellega, et kõige suurem hulk inimesi Tallinnas sõidab autoga, siis järgmine peaaegu sama palju inimesi sõidab ühistranspordiga, siis need on prioriteet. Siis tuleb, 3. prioriteet on hoolitseda sellest, et jalakäijatel on turvaline, mis tähendab seda, et tõuksid jalakäijate teedelt minema, mopeedid jalakäijate teedelt minema, kõnniteedelt minema. Ja siis tuleb need jalgrattateed ehitada niimoodi, et nad ei ole ei autoteede peal ega jalakäijatega segamini. Mis tähendab seda, et välja tuleb ehitada omaette jalgrattateede trass või teedevõrk, mida ju ongi tehtud nendes põhjamaistes linnades, millest meile sotsid räägivad, kus nad on ka korduvalt kohal käinud, aga kus nad mitte midagi külge ei ole neile jäänud. Nii nagu ei jäänud sotsiaaldemokraatidele külge see, et mida teha siis, kui sul erakonna juht on pätsanud raha, nii nagu Mona Sahlin Rootsis Stockholmis pani maha ministriameti ja pani maha partei, ma tean, vist oli aseesimees, kui jäi oma sukkpükste ostmisega ametiasutuse krediitkaardiga vahele, kõik poliitikast läinud. Vot see on põhjamaine poliitiline kultuur, millest meile Jevgeni Ossinovski räägib, ainult et sellel põhjamaisel poliitilisel kultuuril ei ole meie sotsidega mitte mingit pistmist, sest et ma ei ole isegi kuulnud, et Jevgeni Ossinovski oleks kommenteerinud Lauri Läänemetsa kuluhüvitiste ja ümbrikupalga teemat. Aga tuleme korraks, meil on tähtis teema, mida vaja puudutada, sest et see on nagu jälle üks miin, mis meil on alla pandud või suur torpeedo, mis meie suunas liigub, see on jäätmereform, see puudutab kõiki omavalitsusi, mitte Tallinnat, ainult kõiki omavalitsusi ja see on nüüd, ütleme siis punahullude, rohehullude märgunistus, kui saaks uuesti meid kõiki panna kolhoosi. Et see on õudne, mis meid ootab ja see on õudne hinnatõus, mis meid ootab, kui see plaan läbi läheb. No see on juba, eelnõu on ju Riigikogus ja minu teada on ta juba ühe lugemise nagu läbinud. Ja kui siin on küsitud nii-öelda opositsioonipoliitikute käest, et kas on võimalik tagasi pöörata, siis juba kõik raputavad väga murelikult pead, aga ma tuleksin selle sisu juurde. Et tegelikult ootab meid kõiki, igat elanikku üle Eesti eesjäätmemaks. Kui alguses oli eelnõus veel niimoodi, et täna on siis meie see kulu, mida me täna oma konteineri eest maksame või see, kui meile esitatakse arve, on vedajaarve ja käitlejaarve. Ehk siis, kui teie maksate oma konteineri eest täna 10 euri, näiteks igakuise vedamise eest, kui teil on näiteks eramu või maksate te korteriühistuga, siis nüüd hakkab olema niimoodi, et kohalik omavalitsus võib sinna juurde liita 50%, ehk 10 euro asemel hakkate maksma 15 eurot. Nüüd teine asi on see, et tegelikult kogu jäätmevedu riigistatakse või õigemini munitsipaliseeritakse, ehk siis see, mis te täna saate arveid vedajalt, olgu ta siis keskkonnateenused või ükskõik kellelt, siis hakkate te saama kohalikult omavalitsuselt. Nüüd mis tehakse? Luuakse juurde tohutud üksused omavalitsuste juurde, kes hakkavad sellega tegelema. Selleks antakse 35 miljonit
Lisaks antakse veel juurde sinna mingiteks muudeks kuludeks 15 miljonit või 14 miljonit millegagi. Ehk siis me viskame 50 miljonit selles, kuidas ma siis ütlen, eelarve hulluses, kus me oleme tohutult miinuses, me paneme veel 50 miljonit põlema. Ma ei saa ühest asjast aru, kui meil on asi, mis nagu hästi töötab, miks me peame selle pöörama pea peale? Ja nüüd üks veel, miks te ütlete, et hea küll tõuseb 50%, et see 5 eurot ees või taga, aga arvestage sellega, tootjad, kellel on väga suured kulud ka jäätmetele, kellel tuleb neid väga palju, jaekaubandusel, igasugustel kaubanduskeskustel, ega siis nemad oma kasumist ei hakka seda kõike kinni maksma. Kas see tuleb kõik nii-öelda igapäeva tarbijate kraasse? Ehk siis meie toidukaubad, mis siis eilse seisuga oli uudistes, on kallinenud aastaga 84%, need kallinevad veel ja ei ole selge nagu kui palju. Aga ma tuleksin ühe asja juurde, meil jäi eelmisest teemast ja üks asi käsitlemata, et kust tuleb raha nagu Eestisse. Ühesõnaga 50% meie SKP-st annab tegelikult Tallinn. Ja nüüd, kui Martin ka siin tõi näiteid Põhja-Tallinna sellest tööstuse osast, ehk siis tegelikult meil on seal 3 töötavat sadamat, suured ettevõtted ja me lihtsalt nagu ei lase neil kaupa välja vedada. Me lihtsalt teeme selle asemele jalgrattarajad, kus saab kastirattaga sõita. No kastirattaga me ju ei vea kaupa välja. See on ju täiesti selge, et millal ükskord saavad inimesed nagu linnavalitsusse tööle või valitsusse, kes nagu hakkavad mõtlema nii riigi kui ka kohaliku omavalitsuse heaolu eest. No, kui me vaatame praegu küsitlusi, siis siiski ma olen optimist, et Reformierakond ja sotsid saavad nendel valimistel kõva koslepi ja Eesti 200 vast kustutatakse lõplikult ära. Ma väga-väga siiralt loodan, et Eesti 200 asemele või siis tema jätkuna mõeldud parempoolsed ei saa ka kusagil jalga ukse vahele, sest parempoolsed on lihtsalt jätkuprojekt Eesti 200-le, ta on uus abiratas, et Reformierakonnal oleks võtta nii-öelda uus sülekoer või pitsu, kes teeb kõike, mis vaja. Ükskõik, mida nad räägivad, see ei oma mitte mingit tähtsust. See on süvariigi projekt, kus nad on välja peilinud, milliseid sõnumeid avalikkus ootab. Avalikkusele meeldib kuulda maksulangetustest, parempoolsed räägivad maksulangetustest, avalikkusele meeldib kuulda, et korruptsioon on paha, selge, parempoolsed räägivad korruptsiooni vastasusest. Kuigi parempoolsete juht Lavly Perling oli peaprokurör sel ajal, kui Eestis toimus kõigi aegade kõige suurem rahapesu ja tema ajal ei algatatud selle vastu mitte midagi. Nii et see korruptsioonivastasus ja maksude langetuse vastase jutt, nendel on täiesti mõttetu, aga selle jäätmeasja kohta ma ütleks veel, et ega jäätmeasi on praegu juba hulluks aetud, et ta töötas mõni aeg tagasi paremini, kui ta praegu, meil on juba praegu piltlikult öeldes 7 erinevat prügikasti, mille vahel me peame siin žongleerima, küll me peame eraldi panema bioprügi, me peame eraldi panema klaasi, me peame mingid purke, me peame mingid plastmasspakendeid, me peame riideid eraldi panema, me peame siis taarat eraldi panema. See on, mõnes omavalitsuses on sellega rohkem vaeva nähtud, mõnes omavalitsuses on vähem vaeva nähtud, aga põhimõtteliselt me ikkagi, siis on üldprügi, eks ole, et me ikkagi tegeleme siin 5-6 erineva pambuga, mis siis, kui sul vanasti oli see prügikast täis, läksid, viisid prügi ära, nüüd on sul mingi tohutu rivi prügisid, mis kõik haisevad kusagil ja siis sa viid nad ära erinevatesse maja juures seisvatesse prügikastidesse, tuleb auto, mis valab nad kõik kokku või kui nad sinu silme all kokku ei valata, siis valatakse nad kokku prügijaamas. Aga see aetakse ka veel kõik hullemaks. Aga siin on üks asi veel, tegelikult tekstiilijäätmed, mida täna korjatakse või kokku kogutakse, nendel ei ole mitte mingit rakendust. Sellepärast, et täna tekstiilijäätmed ei töödelda Eestis ringmajandusse, nad ei kuulu sellepärast, et tööstust ei ole või tootmist sellist, ehk siis see kõik kusagil vedeleb mingites ladudes. Vabandust, et ma niimoodi ütlen, aga selle asemel, et see ahju ajada. Ja mis on teine asi, mis mind nagu väga häirib, on see, kuidas näiteks Eesti 200, kes väga kõvasti seisab nagu selle uue jäätmereformi eest, kuidas seal lihtsalt inimesed valetavad näkku sellel samal ringmajanduse konverentsil, kus ma olin, tõstatasin ma küsimuse, mis meile oli öelnud valijad tänavakohtumisel, et täna kohalikud omavalitsused nõuavad, et garaažiühistutel oleksite biojäätmete kogumise kast.
ja kui sealt tõesti garaažiühistutel ei tule seal ju mingeid biojäätmeid, siis nad on lihtsalt loobunud vaidlevast, löövad käega ja maksavad trahvi. Ja kui ma selle küsimuse üles tõstsin seal, siis Eesti 200 esindaja, kes täna on abilinnapea, kes sellega tegeleb, ütles, et see on absoluutselt vale. Niisugust asja ei tehta ja meie oma, minust number 2, Toivo Külaviir, on ühe garaažiühistu esimees, kes ütleb, ei, loomulikult me maksame trahvi, sellepärast, et meil ei ole täna prügijäätmed või biojäätmed. Aga ma ei ole kindel, et Eesti 200 abilinnapea on piisavalt pädev, et ta üldse teaks, mis toimub. Sest Eesti 200 partei mõte on ikkagi korruptsioon, seal on omad niiditõmbajad erakonna tagatoas, kelle jaoks see partei on loodud, et nad raha teeniksid, kõikvõimalikud IT-arendajad nii-öelda ja kõikvõimalikud muud riigi rahade peal elavad ettevõtjad ja kogu ülejäänud kamp on seal ju lihtsalt broilerid, nad isegi ei ole Exceli tabeli broilerid, nagu on Reformierakonnas, kes loevad Exceli tabelit ja targutavad midagi, nad ei ole selleks võimelised, nad on lihtsalt broilerid, andis jumal, partei ameti annab ka mõistuse, nii et nad võivad valetada, see ei ole ka nende jaoks mingi probleem, aga täpselt sama tõenäoline teooria on see, et nad on lihtsalt nii rumalad ja ebapädevad, et nad räägivad midagi, mis neil tundub, et parasjagu on sobiv jutt. Ma võib-olla lõpetaksin selle teema sellega, et abilinnapeana, kui keegi esitabki mingi väite, siis ei ole viisakas öelda, ega üldse, kui sa oled abilinnapea, et see ei ole nii või seal valetatakse, vaid inimene võtab kõigepealt nagu aja, et uurida, kas see on nii ja see asi korda teha, et see näitab ka seda, et igasugune juhtimispädevus nagu puudub üldse. Selleks tuleks nagu vaadata, kellele neid abilinnapea kohti üldse jagada. Nii, täname Kersti sind selle jutu eest ja lähme edasi teiste teemadega. Võrus vali muidugi Rain Epler, Katriine-Maria Orula ja Aadu Birnbaum. Valides EKRE, palgad hakkavad kasvama ja hinnad ning maksud langema. Kes toob tagasi jõukuse? Muidugi EKRE. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Jätkame saadet, me oleme nüüd võtnud telefonile Mart Helme ja teeme ära oma saate tavapärase viimase ploki, mis on välismaa plokk ja ega me siin välismaa plokis palju muust ei räägi kui Ameerikast, sest see, mis nad seal toimub, mõjutab kogu maailma ja sealhulgas ka Eestit väga otseselt. Ameerikas on üsna traditsiooniline poliitiline show või teater või etendus see, et eelarve rahad lakkavad, on nii-öelda eelarve saab otsa, kongress ja senat ei ole uut eelarvet vastu võtnud ja selle tagajärjel siis kogu föderaalvalitsus, mitte osariigid, aga kogu föderaalvalitsus jääb ilma rahastuseta. Seal mingid seadused on, et mingisugused elutähtsad asjad jätkuvad ja sõjavägi suures osas saab raha edasi, aga põhimõtteliselt, ütleme siis nii, kogu föderaalaparaat on palgata puhkusel sisuliselt. Ja neid föderaaltöötajaid Ameerikas on niisugune suurusjärgus 3 miljonit, 500 000 sellest on siis postitöötajad või 600 000 on umbes postitöötajad, nii et jah, kuskil 2,5 miljonit on seal siis neid päris bürokraat. Alates FBI-st ja lõpetades Keskkonnaagentuuriga ja NASA-ga ja ma ei tea, loomulikult siis ka kõik need Washingtonis olevad erinevad asutused istuvad praegu nii-öelda palgata puhkusel. Ja tavaliselt on niimoodi, et selle eelarve, jääb seisma mõneks päevaks, siis käivad kohutavad käteväänamised kongressis ja senatis, sest et selle nii-öelda lisaraha eraldamiseks on vaja 60 häält senatis, aga vabariiklastel on ainult vist 52 või 53 ja nendestki mitu tükki on tegelikult kapidemokraadid. Et vasakpoolsed. Nii et praegu nad ei paista, et nad oleks kokkuleppele saanud või saamas, aga kõik võib juhtuda, sest et paanika on suur ja nüüd nii nagu alati Trump on kogu mängu pea peale pööranud. Trump on tavaliselt siis võimul olev partei saab selle eest hirmus palju sõimata ja hirmus palju karistada, sest et nii-öelda riik jääb seisma. Aga Trump on selle kõik pea peale pööranud ja teades seda, kui läbi imbunud on kogu föderaalne siis bürokraatia vasakpoolsetest ja ärklejatest, on ta selle eelarve peatumise olukorra pööranud enda kasuks ja muudkui lõpetab aga ära erinevaid vasakpoolseid rahastusprogramme, vallandab massiliselt riigitöötajaid ja on üldiselt väga rahul selle olukorraga.
ja demokraadid on hullumas. Põhimõtteliselt ma ütleks, teeb seda, mida on vaja teha ka Eestis, sellepärast, et kui me vaatame nüüd seda, missugune, no kas või oli reede hommikul uudis, et ministeeriumid oskasid kärpe moonutada palgatõusuks, ametnike palgatõusuks. Et noh, see on ju inimestele näkku sülitamine, see on irvitamine. Ja Ameerikas on täpselt sama. Ka meie riigi aparaat on ju Reformierakonna ja kogu selle vasakpoolsete, no ei ole siin süüst puhas ka muutust nõudev Isamaa, kes on olnud peaaegu sama kaua või isegi kauem, põhimõtteliselt sama kaua Eestis valitsustes ja võimu juures kui Reformierakond, koalitsioonipartnerina, aga nii mõnelgi puhul ka peaministri erakonnana, et nad on ju kõik Eesti asutused, riigiasutused on komplekteeritud liberaalide või vaikides liberaalide agendat teostavate ükskõiksete ametnikega. Ja Trump teebki praegu puhastust selles liberaalses kamariljas, mis tegelikult talle kogu aeg vastu töötab. Ja me mäletame ju hästi, kui me ise valitsuses olime, kuidas kogu riigiamet meile vastu töötas. Ja praegu töötab Ameerikas Trumpile ka vastu, et selles võtmes see, mismoodi Trump on hakkama saanud, on lihtsalt imetlusväärne, kui inimesed vahel nurisevad selle üle, et ta ei ole ikka seda teinud või ta ei ole teist teinud, et siis need inimesed tegelikult peaks natukene hoolikamalt järele mõtlema, milline on see vastasrind, mis Trumpil on, kogu süvariik, kogu püsiriik, kõik luured, kogu meedia, suur osa sellest nii-öelda peavoolumeediast ja pool tema enda parteist, kes on siis niisugused jalalohistajad või parajuslased või lihtsalt korruptandid. Ja selles olukorras ta ikkagi on saavutanud järjest liigub supertempos edasi kõikide oma valimislubaduste täitmisega. Nüüd tähelepanuväärne on see, et nad võtsid ju vastu suvel iseseisvuspäevaks, Ameerika iseseisvuspäevaks 4. juuliks võttis kongress vastu siis Trumpi enda poliitilise agenda seadusandluse ehk nii Big Beautiful Bill, nagu ta ütles, suur ilus seadus, mis siis viis ellu väga suure osa tema lubadustest, alates sellest, et ta lõpetas ära illegaalidele tervishoiu rahastamise ja sotsiaaltoetused, ta lõpetas ära abortide rahastamise, ta palkas juurde piirivalvureid, ta tegi maksusoodustusi, mida kõike, kõik, mis ta oli lubanud, kõik ta sinna seaduseelnõusse sisse oli pannud ja väga osavate läbirääkimistega sai selle ka kongressist läbi. Ja nüüd selle eelarve peatumise ühe põhjusena on demokraadid siis toonud selle, et nemad tahavad, et selle Big Beautiful Billi erinevaid siis paragrahve tagasi pöörataks. Ja keskendunud on nende vaidlus siis sellele, et illegaalidele tuleb tervisekindlustus tagasi anda. Ja see on, esiteks on see hiigel suur rahasumma, millest jutt käib. See on... Ja teiseks kõigil ameeriklastel ei ole. Jaa, kõigil Ameerika tervisesüsteem on teistsugune kui meil, eks ole, ta on segu riiklikust ja erakindlustusest ja seal ei ole sotsiaalmaksu, aga näiteks ütleme siis niimoodi, et keskmine inimene aastas võib maksta seal $20,000 tervisekindlustust omaenda palgast. Et see süsteem on teine seal, aga illegaalid said selle maksumaksja kulul. Ameerikas on nüüd Trumpi agenda tulemusel üle 500,000 on nad jõuga deporteerinud illegaale. Lihtsalt lennuki või rongi peale pannud ja saatnud riigist välja või laeva peale. Aga üle 1,5 miljoni on ise ära läinud ja läinud ära sellepärast, et majanduslikud motivaatorid on selliseks tehtud. Et nad ei saa enam tasuta asju, nad ei saa enam tasuta tervisekindlustust, nad ei saa enam tasuta siis seda nii-öelda korteritoetust või üüritoetust, nad ei saa enam tasuta haridust, nad ei saa enam tasuta seal, mida kõike neile seal tasuta anti, eks ole, Ameerika maksumaksja rahaga, et selle Trump keeras kõik need kraanid kinni. Aga need on ju kõik demokraatide valijad, kes ära lähevad, sest et meie siin jälle mõtleme, et kuidas see võimalik on, et illegaal on demokraatide valija, aga demokraadid on nad kõik pannud kirja valijatena ja Ameerikas on siis diskrimineerimisvastaste seaduste egiidi all keelatud valimistel inimestelt küsida isikut tõendavat dokumenti. Lähed sinna, ütled oma nime, saad valimissedeli. Aga sa pead nimekirjas kirjas olema ja nimekirjasid kontrollivad kohalikud osariigid või lausa kohalikud omavalitsused. Ja kui see kohalik omavalitsus on demokraatide kontrolli all, siis nad panevad kõik illegaalid sinna kirja ja sellega siis muudavad ühe või teise osariigi või ühe või teise valimisringkonna
seda nii-öelda valijate hulka nii piisaval määral, et nad alati hääletavad vabariiklastest üle. Ja nüüd, kui miljonid ja miljonid nende hääletajad, kes tegelikult ei tohiks kunagi saada hääletada, riigist välja lähevad, siis puudub demokraatidel võimalus valimisi võita lähiajal. Ja nad on nõus ükskõik mida tegema, aga mitte laskma sellel juhtuda ja sellepärast nende tasuta asjade tagasisaamine illegaalidele on nende jaoks elu ja surma küsimus. Aga ameeriklastele see ei meeldi muidugi. Ameeriklased saavad hästi aru, et seda ei, ja vabariiklastel puudub vähimgi motivatsioon demokraatidele järeleandmisi teha siin. No selles küsimuses küll, aga küll on seal igasugused muid küsimusi, kus need kapi vabariiklased, never Trumpereid, keda siiski on ka kongressis ja senatis mingi hulgakene järele jäänud, ehkki neid on nüüd oluliselt vähem, kui neid oli Trumpi esimese administratsiooni ajal. Aga siin kuulajatele on võib-olla kasulik teada. Meie meedias on ka korduvalt ja ikkagi parastavalt ja ironiseerivalt ja inkrimineerivalt räägitud, kuidas Trump on Epsteini nimekirjas ja kuidas Trump on ikkagi ka ilmselt kasutanud Epsteini mingisuguseid räpaseid teenuseid mingite prostituutide näol. Alatoon ja süüdistus on ju põhimõtteliselt meie meedias ka selline. Aga muidu ta võiks ju selle nimekirja avaldada. Aga inimesed ei tea ikkagi seda Ameerika sisepoliitika dünaamikat. Ja kuna nende never Trumperite ja ka demokraatide hulgas on palju neid, kes tegelikult Epsteini teenuseid kasutasid, siis seda nimekirja mitte avaldades hoiab ta neid inimesi nööri otsas. Ja see on ülimalt oluline, et inimesed aru saaksid. Ja tänu sellele, et ta neid inimesi nööri otsas hoiab, tänu sellele saab ta oma agendat ka ellu viia, ilma, et tal oleks veel lisatõrk. Ja kongress muidu, praegu on kongress napilt nii esindajate koda ehk alamkoda kui senat ehk ülemkoda on napilt vabariiklaste kontrolli all, aga tuleb öelda, et nende vabariiklaste nii-öelda fraktsioonis vabariiklaste poolel on ikkagi arvestatav hulk niisugusi senaatoreid ja niisugusi kongressmenne, kes on tegelikult väga vaenulikult meelestatud Trumpi suhtes. Nii et see, et ta sai oma Big Beautiful Billi nii senatist kui alamkojast läbi, ei ole võimalik lihtsalt ilusate sõnadega veenis ümber neid inimesi. Tal pidi olema mõjutusvahend kongressmenide ja senaatorite hulka. See ei pruugi olla Epsteini nimekiri ainult, seal võisid olla muud, ähvardati ju korduvalt, et senaatorid, kes ei hääleta selle poolt, et Trump hakkab siis tegema kampaaniat, et nad sisevalimistel kaotaksid ja mõni teine siis vabariiklane läheks üldvalimistel tema asemel rahva ette, et sisevalimised Ameerikas on tõsine asi, kui sul enda erakonna sees tuleb sulle konkurent ja kui president tuleb sellele konkurendile taha, siis sa sama hästi, kui oled kaotanud oma koha seal senatis või kongressis. Nii et seal oli igasuguseid võtteid, millega ta neil käsi väänas, aga ma tahaks korra teemat vahetada, et Eesti meediast on ka jäänud hästi vähe, jälle ei saa piisavalt põlastada Eesti peavoolumeediat, pole kunagi võimalik nende suhtes olla piisavalt vaenulik, et see kajastus, et kaitseminister Hexet ja Trump ka kogusid siis kokku kõik Ameerika kõrgemad sõjaväelased ja pidasid neile ergutuskõnesid. Et mulje jäigi selline, et mingil põhjusel lennutati 800 admirali ja kindralit kuhugile spaasse, kus peeti neile ilus kõne ja mis lollustega küll tegeletakse Ameerikas. Täielik libauudis jälle, täiesti väärastunud kajastus sellest, mis tegelikult toimus. Teine kajastuse pool oli see, et see on selleks tehtud, et sõjaväelist riigipööret teha, et sõjavägi oleks Trumpi selja taga, mis ka ei vasta tõele. Hexetit tuleb kiita, Hexet ikkagi on väga süstemaatiliselt rookinud. See on, ütleme, Pentagon ja sõjavägi Ameerikas on ikkagi süvariigi üks võimsaimaid tugisambaid või üks see ökosüsteem, teine on CIA ja FBI, neil on 17 erinevat luureorganisatsiooni on Ameerikas, 17. Aga Pentagon on üks suuremaid ja võimsamaid, arvestame ka seda, missugune raha sinna voolab, eks ole. Ja Hexet on süstemaatiliselt tegelenud selle soo kuivendamisega ka Pentagonis, alustades sellest, et ta ikkagi vallandas kõik transsoolised admiralid ja kindralid ja ohvitserid. Ja jätkates sellega, et ta on uuesti seadnud füüsilise vormi või ütleme siis füüsilise toimetuleku testid
nõuded sõjaväelastele, et noh, ei ole ülekaalulised ja ei ole sellised, kes ei ole võimelised lõuga tõmbama. Et kui sa oled sõjaväelane, siis sa pead olema füüsilises vormis. Aga noh, seal lisaks sellele tehakse meile nähtamatult või vähem tähelepanu saadavalt tehakse ju ümber seal struktuure, tehakse ümber, relvastushankeid, tehakse kõiki neid asju ümber ja loomulikult ei liigu see kõik nii kiiresti ja igal pool nii tõrgeteta nagu tahaks Trump või nagu tahaks meie kõik ülejäänud, et noh, see vastasrind, mis seal on, see raha, mis neil taga on, need lobistid, mis seal juures on, see on nii võimas, need luured, mädanenud, korrumpeerunud luured, mis seal taga on, see on nii võimas, aga nad liiguvad väga jõuliselt õiges suunas. Ei ole aga korrumpeerunud relvatööstus, sest relvatööstus on korrumpeerunud, nad ei sugugi mitte kõige paremaid ja kõige moodsamaid ja kõige innovaatilisemaid relvasüsteeme ja igasuguseid muid süsteeme ei tooda, vaid toodavad ka niimoodi, mida neil on õnnestunud maha müüa nendele samadele ebakompetentsetele seelikuid kandvatele meessoost admiralidele ja muudele tegelinskitele. Et see korruptsiooni mädasoo on seal selle ideoloogilise mädasooga täiesti võrdne. Ja omavahel hästi tihedalt läbi põimunud, kas või see tomahawkide jutt, mis meil siin käib, minu meelest libauudis, et minu meelest need tingimused, minu meelest Trump trollib neid Euroopa sõjaparteilasi, et võtke ja ostke meilt kalli raha eest relvi ja andke Ukrainale, kui te tahate, teades väga hästi, et eurooplastel ei ole raha lihtsalt. No ei ole raha lihtsalt. Et see ja lubab Zelenskile, et ostke, kui tahate meilt tomahawk'e, ega ukrainlastel ei ole ka raha. Ainsad relvad, mis ukrainlased on ameeriklastelt saanud, on ju Ameerika enda raha eest. Et siin nagu minu meelest Trump on võtnud selle hoiaku, et tahate sõda pidada, pidage sõda oma raha eest, me teenime selle pealt. Vaadake, kuidas hakkama saate. No eriti küüniline muidugi on Trumpi poolt ka see vaade, et kui te tahate, et teid sodiks pekstakse ja me peame tulema teid siis teie oma raha eest uuesti üles ehitama, mis meil saab selle vastu olla? Ja selles võtmes, et tuleme selle tippkohtumise juurde tagasi, mis seal ohvitserid olid, et minu jaoks on seal küll selge sõnum see, et Ameerika poliitiline juhtkond teeb ümberkorraldusi Ameerika sõjaväelises juhtkonnas, sest nad on selgelt aru saanud, et Ameerika ei ole praegu võimeline suurt sõda pidama ja suurt sõda võitma. Et see on see, mis sealt välja kumab. Ma ütlen täiesti irooniliselt siinkohal, et mul on üks hea tuttav, kes valdab vene keelt ja luges ühte vene meedia artiklit, kuidas hekseti selle sama kindralite ja admiralide kokkukutsumise peale. Ameerika valmistub sõjaks. Ja see artikkel oli täiesti tegelikult, seal oli ikkagi hirmunoot oli sees. Et kui siiani oli venelaste suhtumine niisugune, et läheme NATO pedesid peksma, siis nüüd oli ikkagi seal hirmunoot sees, et Ameerika teebki oma sõjaväest võitlusvõimelise, löögivõimelise, hästi välja õpetatud, distsiplineeritud, motiveeritud sõjaväe, millest venelastel ei ole lootustki üle käia. Jah, aga kui me nüüd vaatame seda, mis siis siin Eesti uudistest ka läbi lipsas, et NATO peasekretär Mark Rutte sattus sõnasõtta Kristen Michaliga, sellepärast et Kristen Michal või Eesti tegeleb hüsteeria õhutamisega ja tegeleb siin sõja õhutamisega ja tahab NATOle kaela tõmmata otse konflikti Venemaaga ja NATO riigid ei ole sellest huvitatud. Ja siis Rutte sõnum oli see, et kui te iga natukese aja tagant käivitate siin artikkel 4 või varsti juba hakkate rääkima artikkel 5, siis te devalveerite selle ära. Siin pole midagi devalveerida. Sisuliselt Rutte ütleb seda, et me ei ole võimelised tegelikult neid garantiisid andma, mis paberi peal on. Et ärge palun käivitage neid, sest siis tuleb meie bluff välja. Aga meie refikad siin, neil on ju vaja ennem valimisi enda protsenti jälle tõsta inimestele sõjahirmu külvamisega ja hüsteeria külvamisega, kindlates kätes ja kaitstud Eesti jutuga. Minu arvates ma siin sattusin ka teles vaatama seda Staaruv Michal oma entouraažiga kõnnib ja räägib, kuidas majandus on pöördunud tõusule. Jumal hoidku. Ja samal päeval tulevad uudised sellest, kuidas siin Baltika on läinud pankrotti, kuidas koondatakse siin ja koondatakse seal. Missugune majandus on siin tõusule pöördunud. Inimesed sõna otseses mõttes küüniliselt valetavad kogu ühiskonnale. Ja muidugi, ega siis lolle leidub alati ja
ega midagi teha ei ole, issand ütleb ka, et keda ta nuhelda tahab, sellelt ta võtab kõigepealt mõistuse. Kõik need, kes lähevad valima sotse, kõik need, kes lähevad valima Reformierakonda, aga ka kõik need, kes lähevad valima Isamaad, kes on petnud inimesi iga kord, kui nad võimul on olnud. Noh, te saate seda, mida te tahate. Veel rohkem saavad nad siis, kui nad valivad parempoolseid või Eesti 200, et noh, need inimesed väärivad kohe ikka erilist karistust, aga aeg saab otsa. Minu järgmine nädal proovime olla kõik siin rõõmsalt stuudios. Täname kõike kuulamast ja soovime sulle siis edu seal Pärnus kampaaniat tehes. Jaa, aitäh, mul siin kohtumisi on ja ausalt öeldes suhtumine on väga soe. Ütlen veel kord, et nende kohtumiste, nende suhtumiste, nende murede põhjal, mida ma inimestelt kuulen ja inimestega kohtudes kogen, ei saa ma uskuda absoluutselt ühtegi küsitlust, sest küsitlused ilmselgelt näitavad meile väiksemat toetust, kui meil tegelikult on. Vot nii, muidugi EKRE. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.